Kaua sa oled üldse rallikrossi sõitnud? No ma see aasta alustasin. Auto saime vist paar nädalat enne esimest etappi kätte. Enne esimesed ametlikku treeningut. Siis käisime ametlikul treeningul. Esimesel etapil läks hästi, selle võitsin. Siis ma sõitsin veel ühe või siis ütleme Balti karikasarja etapi. Seal läks ka üsna hästi, olin teine küll, aga ikkagi hea sõit oli. Ja siis eelmine nädalavahetus käisin nüüd Lätis autokrossi Euroopa meistrivõistlustel. Selle raames oli siis crosskartidele ka klass tehtud ja seal olid kõvad sõidumehed kohal, et oli hea nagu võrrelda. Ja seal läks jällegi väga hästi, et võitsin. Ja nüüd siis olen siin, et palju rohkem ei olegi jõudnud sõita. Trenni veel ei olegi väga jõudnud. No nii, Andre, teine etapp Eesti meistrivõistlustelt on jälle võidetud. Millised on sinu kommentaarid, kuidas läks täna ja üldiselt võid rääkida, kuidas esimestest sõitudest kuni siis finaalini välja? No, päev läks väga hästi. Võitsin kõik eelsõidud, poolfinaali ja finaali. Ringiaegist ma praegu ei olegi isegi vaadanud, aga hommikupool olid need ka kõige paremad. Suhteliselt ideaalne võistlus. Ilm oli hea ja auto sõitis hästi ja tiim oli hea ja ei oskagi nagu midagi otseselt kurta. Jah, ideaalne nagu nädalavahetus või ideaalne päev. Kuidas sa nii-öelda treenisid nüüd just selle Vasalemma etapi jaoks? Vasalemmas käisin eelmine või üleelmine nädal käisin siin üks hommik enne kui Lätti läksime. 15 ringi tegin, et polnud rajal nagu sõitnud kunagi, siis sain aimu, mis siin toimub ja täna oli siin rada nii ilusti sisse lükatud, et mugav oli teha. Ja millised on sinu tulevikuplaanid? Selle hooaja sõidan seda Eestis ja võib-olla mõne Netsi etapi, Põhja-Euroopa sari. Võib-olla mõne selle ja siis vaatame edasi, et mingit suuremat plaane hetkel ei ole. Järgmine aasta, kui hästi läheb, võiks sõita seda Põhja-Euroopat terve sarja kaasa, et see üle Skandinaavia, see on päris äge sari ja väga-väga palju osavõitjaid. Väga hea, igal juhul palju õnne uuesti ja järgmise korra. Jah, aitäh.